Tere! No nii. Mis tegema peab? Paari sõnaga, kuidas oli nendes teemades? Toit. Toiduga oli normaalne. Enamasti friikartulid ja mingid lihapallid. Sööd veits kuivad, aga elas üle. Savipott, väga hea. Pigem ei olnud minu maitse. Ei olnud päris see, nagu lootsime. Toit oli väga maitsev. Võib rahule jääda. Toit oli normaalne. Selles suhtes, et siuke Vahemere toit ikkagi. Toit oli keskpärane. Pigem nõrk. Lootsin rohkem. Toidu kohta võiks öelda Rakvere kotletid ja Itaalia pasta. Saab söödud, oli päris meeldiv. Toit oli siukene average. Üldiselt liha nad teha ei oska, aga igasugust Itaalia värki, pitsasid ja pastasid, neid tasub seal osta. Joogiga õlu oli normaalne, aga kange alkoholi on kehvasti. Eks see nende oma pruulitud raki oli selline huvitav, mida sai natukene degusteerida. Iseenesest nõme on see, et nad pakuvad seda raki joga igale poole. Kohvid ja vaata need olid nagu väga head asjad. Õlu oli kehv, aga joodav. Külm valge vein oli väga hea jook. Teenindus üldiselt töötas parem kui kuskil Valgevenes. Aga keelega oli raskusi. Teenindusest halba ei tahaks rääkida. Teenindusega oli niisugune lugu, et kuna me Kosovos saime näha nagu ikkagi normaalset teenindust, siis ikkagi see Albaania teenindus oli nagu nõrk. Mehed, naised. Albaania mehed, ma ei oska öelda, mul nendega pistmist ei olnud kirjuti. Ei tea, mul vahepeal tundus, et mõne koha peal oli nagu, et inimesed olid kurjad. Albaania mehed. Ei olnud ju tegelikult. Algul nad natuke terelesid lõpuks või tarjusid ära meiega ju tegelikult. Siin mingil hetkel ju lehvitasid ka see kohviku ees. Naised on tagasihoidlikud tegelikult. Albaania naised eriti tähelepanu ei pööranud meile. Pilgud olid kogu aeg suunatud mujale. Albaania mehed olid lõngused, võib-olla tavalised. Ja siis naised olid peidus kuskil. See ühiskond on nii meestekeskne. Põhimõtteliselt õhtul välja lähed tänaval, igal pool ainult mehed. Selgelt näha, et naise koht on kusagil mehe rusika ja pliidi vahel, et päris kurv. Kosovo. Kosovo tundus vabam olemiselt kui Albaania. Nojah, elavamaks seal Kosovos ju läks. Kosovos on asi oluliselt parem tegelikult. Kosovo on ikka väga huvitav koht. Oli palju parem kui Albaania. Albaania ja Kosovo kõik need on niisugused, et mõtlesid, et on nagu mingi niisugune kolmas maailm, aga päris suht Euroopa oli ju kõik. Vägev. Ilusad punased katused, mõnus rahulik olemine linnas. Kosovo inimesed on sõbralikud, lahked. Hästi tore oli seal. Mäed olid ilusad, paljused, kõrged. Peaks ütlema, ma ise kõige suurem mäefänn ei ole. Mis mulle kindlasti meelde jääb, on see väike suhtlus seal üles. Mägede koha pealt jääb tegelikult ikkagi top 1 mulle Kasahstan, Kõrgõzstan. Ja mäed olid ka suht ilusad. Mäed olid nagu selles gripi nagu tipp. Lihtsalt lummavad. Mõnes kohas oleks tahtnud päevi veeta, et tõesti nagu ideaalne. Ma ütleks, et kõige ilusamad mäed seniste reiside jooksul. Järsud, rohelised, ülilahedad mägiteed, kes siis julgeb neid sõita ja otsida. No eks ta natuke kivine väli või niisugune tehtud, veetud liivahunnik kohale, ja see kivi saab alt välja tulnud või muda või, aga muidu oli normaalne. Minu poolest rannas oleks võinud isegi rohkem olla. Aga aeti välja jälle sinna autosse ja sinna läksime. Ei ole ranna inimene, minna või tõmba rand ja paigal sees. Ma olen liikuv inimene. Randasi seal riigis siukseid normaalseid meie mõistes ei ole. Selles suhtes ikkagi ta meenutab juba kuuratit ja poolest nagu ikkagi Vahemere kuuratoriti mingil määral on, et nagu püütakse teha, aga ei olnud ka päris see, liiva ei olnud, oli siuke mingi lögane põhi. Vesi megasoolane, kandis ka mind, kes ma ujuda ei oska. Mõistlik, siuke mõnus perega olemise koht tegelikult. Ütleks, et kesine. Et mingi laste või perega sinna minna kuuratisse nädal aega, ma arvan, et ei elaks üle. Ööelu, pidu. Ööelu ja pidu eriti nagu ei olnud. Ööelu seal
mina ei tea, ei ole tegelikult väga ju. Seal on niimoodi, et mehed istuvad kuskil kohvikutes, joovad oma rakit ja kohvi peale ja... Ööelu polnud. Pidu tuleb endal kaasa võtta, sellele me jõudsime. Ööelu põhimõtteliselt puudus, et kui ise pidu ei teinud, siis mingi pidu kuskil ei toimunudki, et nii oli. Liiklus on niisugune tavaline kaos, et 4 rida muutub 8, siis 3 ja sõidavad selga ja... Liiklus on äge. Ta ei ole nii kaootiline, kui mujal on olnud, aga nad lihtsalt ikkagi sõidavad nii, nagu nad ise tahavad. Kõik on jumala rahulikud selles mõttes, et sõida kuidas tahad ja närvi ka keegi ei lähe. Liiklus oli normaalne. Liiklus oli huvitav, mitte hull, aga pigem ütleks huvitav, et just see parkimise teema oli seal täiesti üllatav minu jaoks. Mingisugune legend oli, et albaanlased sõidavad kõik Mercedes-Benzidega, aga Mercedesed ei olnud üldse nii palju, kui pidi olema. Ma ei näinud mitte ühtegi Mercedest. Hinnad? Hindadega mõistlikud, taskukohased. Tundus nagu sõbralik rahakottile külastada, sai üht-teist lubada küll. Ei pannud nagu väga tähelegi. No keskmised, Eestis oli odavad. Hinnad Eestiga võrreldavad ja kaardimaks ei toimi. Hinnad ütleks soodsam kui Eestis, ikka ma arvan, poole soodsam kui Eestis. No punkreid oli igal pool neid kupleid, aga ega nendesse sisse nagu ei saanud, olid hoovi peal ja... Need on igal pool. Täiesti suvalistes kohtades maalt ilmuvad mingid, või no kõnnid, mingi võsa vahel on mingi betoon, mingi kuppel, laske avakanna. Mina ei tea, suht ühetaolised on lõpuks, et kas neid on seal 100 000 või 120 000, et see ei olegi tähtis. Mis oli lahe? Ei no mulle see rannavärk ja ütleme, et seltskond on ka selline, mis kannatab üht-teist ära, trükimusta. Lahe oligi tegelikult seltskond, kogu üritus ise, mis meie tegime. Aga koha pealt eriti suurte emotsiooni nagu jah, peale ilusa looduse ei tule. No kõik oli lahe. Seltskond on lahe. Ikka väsitab natuke ära, aga lahe oli. Tegelikult see 10 päeva ongi maksimaalne, mida suudab nagu teha. Väsinud jaa, muidugi. Aga muidu oli väga lahe. Ei ole väsinud. Kuulan koos. Veits väsinud jaa, et juba hakkab juba, aga muidu oli ülilahe. Väsinud, aga õnnelik siiski. See 11 päeva tegelikult võtab päris läbi, et see palavus ja päris pikad päevad, palju nähtud tehtud. Lootetama ehk seiklused leiavad meid ise ülesse. Kui meil muidu on nagu vähe sellised robustsemad väljendid ja naljad, mida televaataja tihti ei näe, siis see lootetamine on selline nunnu asi, millest sai koju naisele helistada. Lootetamine oli, jah, see oli üks lahedamaid asju. Soovitan lootetada kõigil. Kuulake ja vaadake meie videosi, et saate teada, mis see tähendab. Ma arvan, et Albaaniasse peaks reisima see, kes otsib mingit seiklusi taga. Et see ei ole mingi perega kuurati koht või mingi selline. See ongi selline meiesugustele seikluse otsijatele.